tere, minu nimi on Einar Kuusk ja siin on minu teine osa küsimustele ja vastustele videole. Vastan jälle nii palju küsimusi, kui ma saan ja proovin seda videot mitte väga pikaks teha. Nagu minu teenis. Olen Marti küsib, kas plaanid oma lühifilmiga raha teenida, kui sa pole seda juba teinud. Ja kui see film rahvale meeldib, kogub kuulsust ja nii edasi, siis kas sa plaanid teha uue osa sellest lühifilmist või uue filmi? Ei, me ei plaani ja ei ole kunagi plaaninud selle filmiga raha teha, aga kui meil tekib võimalus sellega raha teenida, siis seda me teeme. Kas me plaanime uue osa sellest teha või uue filmi, kui see kuulsus kogub? Mul on olnud ideid seda sarjaks teha, veebisarjaks või siis täispikaks filmiks. On ka mõtteid läbi käinud järgmisest lühifilmist sellest teha, aga seda ma arvan ei oleks mõtet. Pigem ma teeks kas sarja või siis täispika filmi. Aga kui täiesti aus olla, siis mul on suhteliselt kopp ees sellest filmist juba. Ma olen seda nii kaua teinud ja mitte selles mõttes kopp ees, et see film oleks sitt või midagi oleks viga seal. See film tuleb väga hea, ma olen väga rahul sellega, aga lihtsalt ma olen liiga kaua seda teinud ja liiga kaua seal postapokalüptilises maailmas olnud. Ja ma olen väsinud sellest ja ma tahaks liikuda edasi uutele projektidele, et ma tahaks teha midagi uut ja värsket. Ja võib-olla ma kunagi tulen tagasi siia nende karakterite juurde ja selle maailma juurde. Ja võib-olla ma hiljem teen midagi sellest edasi. Mis sai sellest korterist, mida sa jagasid oma sõpradega? Ma elasin Mustamäel oma sõpradega ühes korteris, üürisin tuba ja kõik oli väga okei ja saime väga hästi hakkama, aga lihtsalt mul oli vaja natukene teistsugust õhkkonda ja vaimset ruumi, et kirjutada. Ja see seltskond või see koht ei olnud selleks sobilik. Nii et ma otsustasin, et ma tulen oma ema juurde, kes tegeleb ka loominguliste asjadega ja kelle juures on väga loominguline õhkkond. Kui sa käisid Ameerikas selle green cardiga või midagi sellist, ma ei käinud green cardiga, ma käisin 3-kuulise ajutise viisaga, turistiviisaga, siis räägi, mida täpselt tegid seal ja nii edasi. Ma läksin Los Angelesesse, USA's enda sõbrale külla, kellega ma tutvusin Facebookis, kes on ka püüdlev filmitegija. Ja mu plaan oli seal tegema hakata videosi ja luua esimene lühifilmi projekt. Aga koha peal oli väga raske meil kuidagi saada videokaamerat, et filmida videosi. Lõpuks me saime mingi paar nädalat enne, kui ma sealt lahkusin, siis me saime videokaamera ja siis tegime paar nädala kõik need tänavavideod ja kõik videod, mis te nägite, mis on LA-s tehtud. Me proovisime ka Kickstarteri projekti ühe minu lühifilmi jaoks, üks zombi lühifilm, mille ma kirjutasin, aga see ei võtnud edu, sellepärast et väga raske on teha projekti, kui sul ei ole ette näidata eelmisi töid või sul ei ole ette näidata mingit professionaalset meeskonda või mingit reaalset viisi, kuidas oma idee ellu viia. Ja see zombi projekt oligi põhimõtteliselt see esimene Kickstarteri projekt, mida ma püüdsin käivitada ja millest siis hakkas kooruma idee, et teha siis Eestis hoopis postapokalüptiline lühifilm ja selleks sai The Most Beautiful Day. Mis me tegime siis nii kaua, kui ma videokaamerat püüdsin saada, ma striimisin, tegin YouTube'is vlogisid, tutvusin inimestega, sain palju tutvusi, tegin videotöid, Craigslistis pakkusin videomontaaži teenuseid, nii et teenisin sellega veits raha, proovisin ellu jääda. Siis rentisin ühe latiino pere juures toa, mis oli plussakkeid täis ja magasin sitas ja väikse kitsa madratsi peal, kuhu ma vaevu peale täielikult mahtusin. Panin oma lauaarvuti selle plastmassist kohvi laua peale, mis mulle anti või mis seal toas oli. Ja siis hakkasin tööle, hakkasin otsima monteerimistöid, hakkasin otsima võimalusi kaamerat saada, tutvusi teha. Ja niimoodi need 3 kuud läksidki ja lõpuks me saime kaamera ja tegime nii palju videosi, kui me suutsime. Teletubby TV küsib, mis oli esimene videomäng, mida mängisid. Minu arust see oli esimene mäng, mis ma mängisin, oli vist 7... Ei, oot, mis ma mõtlen. Kui ma olin Rootsis esimeses klassis või isegi lasteaias, esimeses klassis, siis minu arust mu esimene mäng oli pinball või see, vaata, mis on seal Windowsis, oli see pinballi mäng. Või siis võib-olla oli Quake, mingi kõige vanem Quake, mis ma mängisin isa sõbra juures ja kuulsin täis ennast. Ma täpselt ei mäleta praegu.
see on väga hea küsimus, nagu tahaks meelde tuletada, mis oli mu esimene mäng, videomäng. Sellepärast, et see tegelikult ju, see oli see esimene avastus, et üldse siuke asi võimalik on siin elus. Et nagu juhtida mingisugust mängu ja olla sees nagu virtuaalselt. Mis oli mu esimene mäng? Arvutimäng või videomäng? Ei oota, esimene videomäng ei olnud arvutimäng, mis ma ka arvutile mõtlesin. Mu esimene videomäng oli, ma arvan, Nintendo peal. Kõige vanema Nintendo peal, sõprade juures. Olid ajad. Rootsis sõprade juures mängisime need väiksed Nintendod, vaata, mis olid need ristküliku pultidega. Võib-olla oli mingi Mario või midagi siukest, oli esimene, võib-olla see. Väga raske meelde tuletada. Tahaks teada küll. Tahaks teada, mis mu esimene mäng oli. Sa palun teeksid uue reaalsuskammi posa. Ma olen mõelnud selle peale ja võib-olla teen, ma ei saa lubada midagi. Kas sulle meeldib Karvased riskid naised? Seksuaalselt ei meeldi. Teistmoodi nagu oleneb inimesest. Sõpradena ikka, miks mitte. Ega ma ei... I don't judge, don't hate, donate. Glowbox küsib, kellena sa näed end 5-10 aasta pärast? Ma näen end filmi näitlejana, kirjutajana, lavastajana. Mitu korda su ema sind maha pilles noorena? Mul pole näimagi, pole küsitud seda. Kui su The Most Beautiful Day film valmis saab, mis siis edasi peale hakkad, siis ma teen järgmise filmi. Kunagi tegid sigast prank-videoid, kas neid võib tulla ka tulevikus? Jah, võib küll, aga ma tahaksin neid teha välismaal, Los Angeleses. Taavi Salo küsib, kas sa kahetsed midagi DMBD projekti juures, The Most Beautiful Day filmi projekti juures? Kui tekiks võimalus DMBD uuesti teha, kas teeksid midagi teisiti? Jah, ma kahetsen, ma arvan, et ei ole tõsiselt võetavat loomingulist inimest, kes ei kahetseks oma eelnevate loomingute pärast, mingi asja pärast. Ja kes ei tahaks midagi muuta oma eelnevates töödes. Aga see paraku on nii loomingus, et kui sa teed midagi ja midagi saab valmis, siis alati on midagi, mida sa oleks tahtnud muuta. Alati on midagi, mis ei ole perfektne, ei tundu ideaalne. See on loomingust inimeste needus ja see ei kao ära, see jääbki alati nii. Peaasi, et sa annad ennast parima, teed selle valmis nii hästi, kui saad ja kui sa veel saad seda muuta viimasel hetkel paremaks, siis tee seda, teed selle valmis. Ja see on see ja siis liigud edasi järgmise projekti juurde ja siis õpid oma eelmiste projektide vigadest ja oled targem järgmises projektis. Aga selles suhtes, mida ma kahetsen DMBD projekti juures, no näiteks kui praegu peast niimoodi võtta ja siis enda näitlemise suhtes ma kahetsen mõnda kohta. Ma ei ole täiesti rahul enda näitlemisega mõnes stseenis, mida ma tahaksin võib-olla uuesti teha. Samas, kui ma mõtlen selle peale, siis ma ei tahaks seda uuesti teha. Sellepärast, et selle hetkel kõik oli väga stressirohke ja raske ja võib-olla oleks raske mul üldse sinna karakterisse uuesti sisse minna praegu, sellepärast, et ma tulin sealt just välja. Niimoodi võib mõelda väga paljusid asju, mida tahaks uuesti teha, aga siis kui sügavamalt järele mõelda, siis tegelikult tekib tunne, et pigem las need olla nii, nagu on ja lähme eluga edasi. Nii et ma arvan, et ma ei teeks mitte midagi teist. Mark Anderetti küsib, kuna tuleb järgmine soolaleiva pidu? Ei tea, kas tulebki. Ei saa lubada, ei tea. Juniper Boys küsib, kus kohast tuli selline idee teha lühifilm Juuksed ning tagati järgi mõtteid sellest projektist. See ei olnud lühifilm, see oli tegelikult piloodi osa ühele seeriale, mida MTV Eesti tahtis kunagi teha meiega. Aga siis MTV Eesti läks pankrotti ning kahjuks me ei saanud oma saadet televisiooni. See Juuksed oli komöödiasketšide seeria, sari, mis oleks tulnud iga nädal oleks tulnud mingi poole-tunnine osa. Te leiate selle Juuksed piloodi YouTube'ist, kui te trükite sisse Juuksed Einar Uusk või midagi sellist. Ragnar SSR ütleb, soovin sulle edu ja jaksu, thanks Ragnar sulle ka, ja küsib, kui kaua sa üldse magad. Ma magan 8-12 tundi iga päev, aga probleem on selles, et vahel ma ei viitsi magama minna öössel ja lähen alles hommikul magama ja siis kui ma hommikul magama lähen, siis ärkan uuesti õhtul ülesse ja siis läheb režiim paigast ära. Mis sa hommikul jood? Hommikul joon. Ma joon harva kohvi, rohkem teed. Tea, kas ma hommikul joon. Ja kolmandaks küsite, miks sul energiat vähe? Ma ei tea, võib-olla sellepärast, et Eestis pool aastat ei ole lihtsalt päikest, on kott pime kogu aeg ja inimesed käivad ringi kassid nägudega, kassid kalapilkudega. Robert Roots küsib, kas matemaatika leiutati või avastati. Leiutamine ja avastamine on minu meelest üks ja sama asi.
sellepärast, et kui midagi leiutatakse, siis avastatakse see iseendas. Punkdog küsib, kas sa kavatsed kõigile küsimustele vastata? Jah, ma kavatsen, aga ma ei luba, et ma saan sellega hakkama. Küsib veel, kui vana sa oled, ma olen 25. Kus sa elad? Ma elan Tallinnas praegu. Kus vahepeal olnud oled? Vahepeal oli suht pikk paus. Tegin lühifilmi The Most Beautiful Day aasta aega järjest, olen teinud seda juba. PvP Brother küsib, millal sa viimati sittusid? Ma sittusin just mingi tunnike tagasi kusjuures. Mis tegid 11. septembri 2001, kusjuures ma ei mäleta. Nick Smith küsib, kuidas algab sinu hommik ning sellele järgnev päev? Minu hommik algab nimelt ma ärkan ülesse, uurin, kes minu filmiprojekti inimestest on mulle kirjutanud, mis on update'id, uuendused, hakkan tegelema filmi asjadega, räägin inimestega, et filmi valmimisel lähemale jõuda. Siis kui on mingid videoideid, siis teen videosi. Kui kõik need asjad on tehtud või midagi ei ole enam teha, siis mängin World of Warcrafti. Praegult näiteks suht ära kassis, et ma üldse WoW-i mängima hakkasin. Euroopa serverist Frostmain PvP, keegi tahab teada, et minuga mängima tulla. Aga põhimõtteliselt ma midagi muud ei teegi, vaid mõtlen filmiprojektile, kuidas seda kiiremini valmis saada ja kõik järele jäänud aeg selle kõrval ma lihtsalt täidan kas trenniga, mängin WoW-i, teen videosi või kirjutan ja see on põhimõtteliselt kõik. Raymond Mord küsib, mis on sinu lemmikmäng? Minu läbi aegade lemmikmäng, täielik meistriteos on The Last of Us. Praegult mängin WoW-i, kui leian vaba aega, siis seda on hea klõbistada. Kas Aldur on sinu parim sõber? Mis spordiala on su lemmik? Mis spordiala on su lemmik? Minu lemmik spordiala on võitluskunstid, eriti kung fu, mida ma ise harrastan. Wing Chun kung fu. Saarene Kretiin küsib, mis usku sa oled? Ma olen selles usku, et me oleme kõik universum, üks teadvus ehk Jumal. Ma arvan, ma ei tea, ma arvan. Lemmikporr, ta mõtleb selle all pornot ehk pornograafiat. Minu lemmikporno on laste. Kenti Jõer küsib, nimeta mõnda esimest mängu, mida mängisid. Supaplex. Siit tahaks lahe Supapleksi mängida. Meie sugulaste ema tegi niimoodi, et siis kui keegi meist Supapleksi leveli ära tegi, mida keegi suutnud teha, siis ta küpsetas talle rohkem vahvleid kui teistele. Ühe vahvli sai rohkem nagu auhinnaks. Ma tegin ühe Supapleksi leveli. Ma olin sitaks hea nagu selles mõttes hästi kiire Supapleksis. Ma oskasin nende kääride eest nagu hästi ära põgeneda ja nagu kiiretes situatsioonides mõelda. Ja meie sugulaste ema, kes mängis meiega koos, tema oskas nagu rahulikult mõelda, oskas teha neid kõige raskemaid leveleid, kus pidi kus oli hästi raske, pidi hästi palju mõtlema ja hästi palju aega oli. Ja tema tegi need rahulikult ära kõik. Aga mina olin selline kiire vend. Kalvin Kolk küsib, narkootikum oled teinud, ma juba vastasin ennem selle küsimusele, midagi olen, kanepit niimoodi olen, mitte midagi tugevat ei ole. Kunagi panime klubis pidu, siis tundusid küll aines kergelt, sellepärast küsin. See oli võib-olla sellepärast, et me tegime sõbraga nalja või et me olime, kui me käime klubis, siis me oleme väga energeetilised ja meil on fun, me paneme hullu. Ja see, et hullu panna, see ei pea narkoraks olla. Me oleme kainest peast veel hullemad kui Pauguol. Sander Soolom küsib, kas sa oled narkar, et su silmad sinised ja mustad on? Ei ole narkar. Ma ei tea, miks mu silmad sinised ja mustad on. Ma tahaks ise ka seda teada. Ütle sina mulle äkki mulle, miks mu sinised silmad, mustad sinised silmad on, Ma olen ise ka mõelnud selle peale, miks mul on silmaalused mustad on. Ja kunagi üks inimene, võib-olla oli arst või kiropraktik või ma ei mäleta, kas ta oli meditsiiniline professionaal, aga keegi mulle kunagi ütles, mis mulle jäi meelde, et inimestel on silmaalused mustad siis, kui on neerud haiged. Ja see pani mind mõtlema, aga ma ei ole uurinud, kas mu neerud on haiged. Ma loodan, et ei ole. Ma ei tea, miks mu silmaalused mustad on. Ma arvan, et see on sellepärast, et ma olen Eestis, siin sitta augus, mustas augus istun. Eestis,
Eesti inimesed, Eesti energia, mitte ühtegi loomingulist inimest mu ümber ei ole, peale mu ema. Tahaks teha filme ja näidelda, aga ei ole võimalust praegult ja püüan siit august välja saada. Võib-olla sellepärast mul on silmaalused mustad, sest mul on must olevik. Ja sellega ma lõpetangi enda teise küsimused ja vastused video. Võite veel küsida, kui tahate. Järgmises osas loen ja vastan teie küsimustele edasi.